Tere! Mul on hea meel, et sattusite vaatama arhitektuurisaadet Majade ajas. Täna räägime arhitekt Aleksander Vladovskist. Vladovski oli Eesti 20. sajandi arhitektuuriloos kahtlemata üks väga erandlik kuju. Et üsna sellise ekstravagantse elulooga ja ühtlasi ka need hooned, mis ta siia Eestimaale projekteeris, et need on üsna selgelt eristuvad ülejäänud 20. sajandi esimese poole arhitektuurist. Et kui nüüd lühidalt tema eluloost rääkida, siis sündinud oli ta 1876. aastal Peterburis kommertskooli õppejõu pojana, et ta oli siis isa poolt poolakas, isa katoliiklane, ema poolt venelane, õigeusklik poeg sai õigeusklikult ristitud. Ja siis ilmselt siis isa niimoodi soovitusel või käsul ta kõigepealt õppis seal kommertskoolis, aga siis juba hiljem 1896 kuni 1903 Peterburi kunstiakadeemias. Et see Peterburi akadeemia siis ütleme 20. sajandi alguses ikkagi väga oluline saaririigi õppeasutus ja arhitektuuri osas üks kõige olulisemaid, et kui eestlased põhiliselt õppisid see esimene meie arhitektide generatsioon, Herbert Johanson, Eugen Habermann ja seal Edgar Kuusik ja Anton Soans, et nemad õppisid Riias polütehnikumis, et ühe vähesena eestlastest siis Karl Purman, kes oli tema kaasaegne, võib öelda, seal Peterburi kunstiakadeemias. Et see oli selline akadeemiline koolitus, kus siis kõigepealt olid esimesed aastad olid siis selline kõva tagumikutundide tegemine, joonistamist palju ja seal oligi see diplom, mis ta siis lõpuks sai, oli arhitekt-kunstnik sealt, mitte arhitekt-insener, mis ka juba ütleb midagi, mis ta hiljem võib-olla tegi või selle niisuguse saksaliku insenerikoolituse, mis tavaliselt tuli Tehnikaülikoolist kõrval selline teistmoodi suunitlus. Ja hiljem siis viimased aastad siis oli ta akadeemik Leonti Benoit, kes oli üks tuntud vene müsteritsistlik arhitekt, tema meistriklassis ja selle ta siis 1903 lõpetas, et lõputööks oli ka selline väga akademistlikule haridusele kohaselt 2500 inimesele määratud kontserdisaal, niisugune pompöösne projekt. Ja edasi siis juba ta seal mõned aastad toimis Peterburis siis vabakutselise arhitektina, tegi seal näiteks üürimaju, niisuguseid klassitsismist ja ka juba pealetungivast juugendist niisugused segunenud hooned. Ja siis 1908 oli ta alates sellest 10 aastat kuni siis Eesti Vabariigi alguseni Narva Kreenholmi manufaktuuris Kreenholmi arhitekt, et see oli suur tööstus impeerium tegelikult või seal Narvas, mis 150 aastat tegutses ja seal oli alati ka manufaktuuril omad arhitektid ja siis üks markantsemaid oli kahtlemata Vladovski, kes siis ta tegi seal küll erinevaid projekte, aga selleks hetkeks oli seal juba vahetult enne esimest maailmasõda oli need Kreenholmi hooned enamuses juba valmis. Aga näiteks üks suuremaid asju, mis ta tegi, oli siis Narva linna või Kreenholmi haigla, mis oli toona siis kõige moodsam 200 patsiendile määratud tehase haigla, mis ka jällegi niisugust klassitsismi ja juugendit seob ja ka siis sellised kohalikke materjale nagu punast tellist ja siis paekivi seal niimoodi miksib, ütleme, nagu ka see Ellamaa elektrijaama hoone, kus me siin praegu oleme. Kuna talle ikkagi nõukogude võim ikka üldse istunud, siis pani ta juba pakku Eestimaale
ja algselt oligi siis sealsamas Narvas, aga siis 21. aastast, kui asus ametisse meie Kaitseministeeriumis, kus ta siis oli ehitus- ja korteriosakonnas projekteerija seal. Ja sellesse perioodi jääb siis võib-olla kõige suurema asjana Kaitseväe haigla, mis on siis Tallinnas Juhkentali tänaval ja 25. aastal valmis sai ja tänaseni on siis, eks ole, Kaitseväe kasutuses. Ja edasi siis ka palju tellimusi, ütleme, kortermajadele, näiteks seal Kadrioru piirkonnas, seal 20. lõpus, 30. aastatel, et nii puidust kui ka kivimaju, et näiteks kõrvuti asuvad seal väga toredasti Narva maantee 55, mis on puidust, detailirohke ja kõrval siis Narva maantee 57, mis on paar aastat hiljem ja juba selline kivist, kergete art deco mõjutustega, mis siis toona tema loomingusse nagu tekkisid. Ja neid kortermaju on tal linna peal veel Tallinnast leida, et Toompuiestee 12 näiteks, siis Valli tänav 4 ja Pärnu maantee 28 ja neid leidub. Ja siis sõjajärgselt, siis ta oli juba nagu eakas mees, eks ole, ega ta enam seal väga projekteerimisega ei tegelenud, et suri ta siis 50. aastal Tallinnas metsakalmistul, maetud ja selles mõttes huvitav projekt võib-olla veel 40. aastatest näiteks tegi Koplisse, kus ta ise elas tegelikult Beckeri tehase endises ametnike kortermajas, mis on tänaseni alles, et siis 44. aastal vahetult enne, kui Nõukogude võim taas saabus Eestimaale, tegi suure Luteri kiriku projekti Koplisse, et mis on meil seal arhitektuurimuuseumis nagu säilinud väga siuke uhke komplekt akvarelle. Aga Koplis on ka õigeusu kirik ja mitte ainult Koplis, vaid Nõmmel. Jah, et 2 sellist väiksemat õigeusu kirikut siis tal ka, et ka siuksed puidust ja nunnumeeter põhjas asjad. Nüüd, kui me jõuame siia Turbasse ehk Ellamaa elektrijaama, mis aastal see kaunis tööstushoone on valminud? See sai Vladovskil valmis 23. aastal, et 22 juba hakkas projekti tegema. Et see ka siis jällegi sellist klassitsistlikku ja ka kergelt juugendi motiive siin on. Et kõige uhkem on muidugi see veetorni osa. Ja siingi siis on seda nii tellist kui paekivi, eks ole, omavahel seotud ja üks sükene romantiline tööstushoone, võib-olla üks romantilisemaid Eestis tegelikult, et ilmselt ta sai seal ära kasutada seda oma Kreenholmi kogemust tööstushoonetega tegelemisel ja tegelikult tegi ta ka veel mujale, Kiviõlisse näiteks natukene ja Viljandisse tikuvabriku hoone. Et siis ta sai praktiseerida seda, et kuidas tööstushoone ei pea olema kole, tema mõistes siis moodne, vaid sellisesse ajaloolisse nagu kasti ära panna või niisugusesse kaunisse kasti, ütleme siis nii. Ja 23 sai maja valmis ja siis hakati siis kõigepealt tootista elektrit, eks ole, Haapsalule. Aga siis võimsuse suurenedes kohe varsti ka Tallinnasse saadeti siit kilomeetri kaugustele, põhiliselt siis raudteele, ma saan aru vist. Läks see elekter siit kasutusele, ja seda siin toodeti kuni 66. aastani. Et selles mõttes üle 40 aasta ja sest sõjajärgselt oli tegelikult see maja sai küll õhati osaliselt 41. aastal. Aga siis ka näiteks arhitekt Peeter Tarvas tegi juba uue lülitushoone projekti, mis siis oli vähe moodsam kui see vana Vladovski osa, aga see taastati tegelikult ikkagi see vana osa umbes nii, nagu ta oli, et kui võrrelda ajalooliste fotodega, sest projektmaterjali on suhteliselt napilt säilinud selle hoone kohta. Et siis oli, elektrist oli puudus ja enne kui Ida-Virumaal hakkasid need suured jaamad kerkima, et siis oli vaja ka Ellamaalt saata elektrit igale poole mujale. Kui palju Vladovskist on
materjali, mida näiteks saaks uurida, lugeda, kui palju temast kirjutatud on või on ta ise kirjutanud? Ja, ta ise oli ka väga viljakas autor, et 24. aastal, kui tal veel ilmselt väga palju projekteerimistööd siin Eestis ei olnud, siis ta avaldas ühe romaani, mille ta ise illustreeris. Ja romaani nimi on Babylon ja seal on peategelaseks üks arhitekt, kes on ilmselt tema siis nagu stereotüüp-kolleeg, et mis siis räägib sellest arhitekti karjäärist seal langemiseelses Babylonis ja väga ekstravagantsed illustratsioonid, ta oli väga suur kunstnik, eks ole, selle kunstiakadeemia haridusega ikkagi osales väga aktiivselt kunstinäitustel, et kui vaadata neid nimekirju, mis on nagu 20-30 aastatel kunstinäituste nimekirju, et seal on olemas nii tema kunstiteosed, näiteks aktid või mingisugused linnavaated või midagi ja palju on ka tema majade projekte kunstiteoste pähe siis sinna nii-öelda kõrvale pandud, et need ilmselgelt olid vormistatud või me teame, et nad olid, mis on säilinud, on vormistatud väga kõrgetasemisel, et seetõttu seda materjali nagu ühelt poolt nagu on, aga see on laiali, et meil natuke on muuseumis, natuke on näiteks Tartu Ülikooli raamatukogus ja esimesena, Tallinna linna puhul muidugi linnavalitsuse arhiivis, aga esimesena hakkas Vladovski uurimusega tegelema tegelikult Leo Gens, seal umbes 80. aastatel ja avaldas esimesed artiklit 90. aastate algusest temast ja hiljem on tegelenud sellega Mart Kalm näiteks, kes on Vladovskist kirjutanud nii oma Eesti 20. sajandi arhitektuuri ajaloos kui ka Eesti kunsti ajaloo 5. köites. Viimane uurimus, mis Vladovskis tõesti on väga mastaapne, et siis tänavu 2018 on ilmunud Moskvas uurija Andrei Ponomarjovi raamat Vladovskist, kus ta on siis kokku kogunud nii palju, kui neid materjale on ja ühtlasi väga palju ka sellist Eesti arhitektuuri ajaloo jaoks nagu uusi asju, mis on võib-olla avaldatud kuskil mingisugustes imelikes ajalehtedes või mis iganes Vladovski projekte. Ja see tõesti on nagu ka Eesti arhitektuuri ajaloost kindlasti nagu uus materjal, et mida läbi töötada ja vaadata. Turbas momu. Mis asi on momu ja mis siin sees on? Momu on sama loogikaga nagu Kumu. Et me ei räägi ainult kunstist räägime ka. Insenerikunstist ja ka reaalselt kujutavast kunstist. Me oleme mootorispordimuuseum. Ja mootorispordimuuseum siis momu, see kõlab erinevates keeltes on ikka momu. Mootoriurheilu museo või motorsportmuseum või nii edasi. Nii et selles mõttes nagu see on päris hea kaubamärk meil, momu. Ja see on täiesti eraalgatuslik muuseum. See ei ole riigi toetust saanud või maakonnas mingit suurt toetust saanud? No toetustega on olnud suhteliselt
keeruline. Ma muidugi riigi toetust peaksin tegelikult ikkagi nimetama, et Kultuuriministeerium on eraldanud 5000 eurot eksponaatide restaureerimiseks. See oli isegi mingil määral nende enda initsiatiiv, et neil on selline võimalus ja nad ise pakkusid ja siis me küsisime ja saime. Nii et selles mõttes see on muidugi väike raha, aga see ikkagi me peame arvestama, et Kultuuriministeeriumi eelarve ei ole väga lobe, ehk siis seal üle ei jää ilmselt midagi, sest meil on rahvuskultuuri säilitamine ja sellised organisatsioonid toetada, keda ilmselgelt kes ise ennast ei toeta. Aga euroraha kahjuks selle hoone restaureerimiseks või selle asja tegemiseks ei ole jagunud erinevatel ettekäänetel. Just ma rõhutan ettekäänetel. Me küsinud oleme alati, et ikka käime käsi pikal. Täna võib-olla enam mitte. Täna me oleme Tallinnaga piirduv vald ja see enam ei ole maapiirkond ja nii edasi. Aga ma ei keskenduks sellele liiga palju. No põhjust mootorispordimuuseumit teha on tegelikult palju. Esiteks meie mootorispordi ajalugu, mis kestab oluliselt kauem kui üldse Eesti Vabariiki on olnud, sest Vabariiki on 100, mootorisporti on siin tehtud juba tegelikult läbi 300, ehk 19. sajandi lõpus, kui siin meie kõrvalaladel Piiteris oli ju tol ajal Vene impeeriumi pealinn, tekkisid esimesed autod, nendega sõideti, tehti, no kuni tänase päevani välja. Ehk väga pikk ajalugu. Teiseks, tegemist on ilmselt kõige edukama spordialade grupiga, sest iga aasta põhiliselt tänu veemotole tuleb hulgaliselt maailmameistritiitleid, sellel aastal näiteks 6, teiste alade peale kokku 0. Ehk niimoodi on jätkunud see aasta kümneid. Nüüd publiku huvi. Omal ajal Pirita Kose Kloosterimetsa ringrajal käis vaatamas võistlusi kuni 180 000 inimest 50-60 aastatel, aastas 2-3 korda isegi. See on kõige populaarsem meelelahutusüritus ilmselt lembitusõdadest peale. No nii palju ei ole olnud ka laulupeol pealtvaatajaid, aga eks ta mingis mõttes nagu omaaegne laulupidu oligi mootorisport. Ja last but not least, millest juttu oli, eks, et see omamaine tootmine. Meil on olnud 7 ettevõtted, mis on tööstuslikult tootnud võidustusmasinad ja nende lipulaev kahtlemata Estonia vormelautod, mille juures me siin praegu seisame. See on olnud maailma üks suuremaid vormelautode tootmisi läbi aegade. Kõlab pööraselt uhkelt. Tasub siis ju kõigil meil olla tõesti selg sirgu ja uhked selle üle, mida tehtud on praegu. Tehakse midagi? Praegu on vormeliehitus kanaliseerunud sellisesse inseneride kasvatamise projekti nagu Formula Student. Eesmärk ei ole kasvatada võidusõitjad, eesmärk on kasvatada väga häid auto, mehaanika, mehhatroonika, elektroonika, ütleme aerodünaamika ja mis iganes veel insenere. Nii et see on põhiliselt ikkagi kool inseneridele, kuigi see vorm on võidusõiduauto, aga seal eesmärgid on natukene teised, aga siiski ikkagi järjepidevus on olemas. Nendest 7 ettevõttest paraku ei ole mitte ühtegi alles, nii et see on, sellest kõigest me räägime tõesti mineviku vormis, aga eks teda võib natuke vaadelda kui meie Nokiat, sest ka teatavasti Nokia lõpuks lõpetas seal, kus ta lõpetas, eks, et nii-öelda kummikute juurest alustas ja ütleme Hiinamaal lõpetas, mitte enam mobiiltelefonidega siis sellisel kujul. Nii et igal asjal on oma algus ja oma lõpp. Aga nüüd, kui muuseumi juurde tagasi tulla, siis iga muuseum räägib ka eksponaatide arvust, kui palju Momus on eksponaate? No, eksponaate tegelikult kokku on mitukümmend tuhat. Kui me loeme museaalideks, ütleme nii nagu Kultuuriministeeriumil loeb ka fotod, negatiivid, kõik selle, et suuremad tehnikad, autosid, mootorrattaid on Momul endal, mis kõik ei ole väljas, aga endal on 247. Lisaks on, ütleme, mis siia deponeeritakse. Nii et täna on väljas 204 autot ja mootorratast. Kõigil neil on mingisugune link mootorispordi juures. Ma rõhutan, me ei ole automuuseum ega mitte motomuuseum, me oleme mootorispordimuuseum. See on siis see, mis auto, moto ja kõik selle seob kokku siis nagu spordi vaatevinklist. Mõnel autol võib-olla see esmapilgul tundub nagu imelik, ütleme siin mõned Tšaikad näiteks, et mis on nende lugu. Nende on oma lugu. Nendega võidusõidetud ei ole, aga lugu on mootorispordi vaatevinklist. Nii et see lugu on suur ja see lugu on lai, kõik, mis siin koos on. Nii et lugusid on palju. See auto, mille kõrval me praegu seisame selle autoga või selle auto juures, on lugu maailma teisest kosmonaudist German Titovist, kellele tänu see lugu siit jätkus.
Samamoodi võiks öelda Semjon Budjonnõi, et vanematele olijatele see nimi ütleb palju, noorematele ei ütle paraku mitte midagi. Ehk siis tegelikult teatud lood on ajas nagu kuidagi ära kadunud. On see hea või on see halb, aga eks me natuke üritame neid ka elus hoida, sest see on meie ajalugu. Kas me tahame seda või ei taha, et Eesti Vabariik 100 sisaldab paraku 50 aastat nõukogude aega. Et muidu me peaksime rääkima 45 aastast umbes või 45-50 aastat, 100 aastat, siis on nõukogude periood tuleb vastu võtta, aktsepteerida. Aga nüüd on see minu viimane küsimus sellest, et see tekitas raudselt vaatajates nüüd huvi. Me oleme Turbas, Ellamaa elektrijaamas. Kui siia muuseumisse tahta tulla, millal saab? No talveperioodil, ehk siis septembrist kuni maikuuni me oleme kõigile lahti nädalavahetustel. Laupäev, pühapäev 12-6, pühade ajal üldiselt mitte. Pühade ajal ka meie inimestel on pühad, nii et pühade ajal, kui hea grupp tahab tulla ja tore gruppi ilusti oskate rääkida, siis võib-olla teemegi lahti. Aga teised päevad nädalas on ainult telefonikõne kaugusel, tegelikult gruppe me võõrustame praktiliselt iga päev, nii et täna on selline hea päev, kus me gruppi ei olnud. Natukene on rahulikum, aga on päevi, kus on mitu gruppi, nii et me teeme tööd, sest sellest me elame. Selline sai saade arhitekt Aleksandr Vladovskist ja lõpetasime motomuuseumiga, kuhu siiras soovitus tõesti on siin põnev. Tulge vaatama. Kui kõik hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast. Nii kaua kaunist pühapäeva.